Teisipäeval tabas Kuressaaret juba 4. ulatuslik katkestus viimase 3 nädala jooksul. Probleemi põhjuseks on vananenud elektrivõrk, mille uuendamist on seni edasi lükatud. Elanikud ja ettevõtjad on olukorras nördinud. See on väga halb, et ei ole poed on suletud, vana inimene tuleb linna, ei saa poodi ja peab tagasi koju minema, et see on väga hirmus ja kole, et sellised asjad ei tohiks enam tänapäeval juhtuda. Korraks oli mingi keskpingeliini katkestus vist, aga täpsemalt ei tea, olin tööl. Elektrilevi sõnul pärineb suur osa Kuressaare maakaabli võrgust 1960. aastatest ning senised investeeringud ei ole olnud piisavad, et tagada katkestuste vaba elektrivarustus. Kuigi ettevõte lubab järgmisel aastal välja vahetada 13 kilomeetrit kaableid, moodustab see vaid väikese osa kogu võrgust. Tariif võimaldab täna Elektrilevil iga-aastaselt investeerida umbes 35 miljonit. Elektrilevi ise selleks aastaks on teinud eelarve, kus me investeerime üle 130 miljoni. Nii et kus see raha tuleb sellest, et me võtame laenu, me jätame omanikule dividendi maksmata ja me leiame veel teisi rahastusallikaid. Õnneks me saame ka riigi käest sellel aastal sihtfinantseeringut. Nii et loomulikult, kui me tahame kiiremini olukorda muuta, siis peab kas võrgutasu olema teistsugune või peab tulema täiendav lisaraha riigi käest. Saaremaa vallavalitsus ei pea olukorda enam aktsepteeritavaks ning plaanib pöörduda valitsuse poole, et saada riigilt toetust elektrivõrgu kiiremaks uuendamiseks. Vallajuhtide hinnangul ei saa Kuressaare elanikud jääda ootama aastaid kestvaid töid, kui elektrivarustuse probleemid mõjutavad igapäevaelu ja ettevõtlust. Elektrilevi on lubanud, et käesoleval aastal nad võtavad siis suvel ette sellise hooldusprogrammi, et vaatavad üle need Kuressaare linna maakaablid ja testivad neid ja võimalikud siis potentsiaalsed rikkekohad juba ette nii-öelda parandavad. Et see on vähemalt üks samm, mida Elektrilevi täna teha saab. Pikas plaanis me näeme seda, et Kuressaare linna siis kogu nii-öelda maakaabeldus tuleks üle vaadata ja renoveerida, välja vahetada uute vastu. See aga loomulikult nõuab siis selliseid rahalisi investeeringuid, mida täna Elektrilevil ei ole ja seega ilmselt tuleb meie pilk pöörata Vabariigi valitsuse poole. Lisaks on elektrikatkestused toonud esile ka küsimuse, kui hästi on kriisiolukordadeks valmis erinevad teenusepakkujad. Viimase katkestuse ajal ei olnud Elektrilevil kohe kasutada vajalikus võimsuses generaatorit, mistõttu tuli appi Saaremaa vald. Mis puudutab aga ettevõtjaid, siis neile loomulikult on see väga keeruline, olenemata sellest, kas sul on mõni teenindusettevõte või tootmisettevõte, siis igasugused elektrikatkestused ikkagi panevad sinu toimetamistele väga suure negatiivse märgi. Kliimaministeerium, kes vastutab riikliku elektritaristu eest, peab nüüd otsustama, kas ja kuidas suunata lisaraha võrgu uuendamisse. Vajalikud summad investeeringuteks peab ikkagi võrguettevõtja reeglina leidma endal võrgutasudest. Selline on meil täna kehtiv kord ja need olukorrad, kui riik tuleb appi, on pigem hästi erandlikud, väga põhjendatud ja vajalikel juhtudel. Üldine reegel ütleb, et igasuguse investeeringukulu peab saama võrguettevõtja läbi võrgutariifi. Üle Eesti on Elektrilevi võrgust umbes 26% oma eluea ületanud. Kevadise sulaga liigub maapind, mis omakorda mõjutab kaablite isolatsiooni. Tekkida võib lühis, mis omakorda ka teiste kaablite rikkeid tekitab. See tähendab, et ilmselt on katkestusi oodata veel nii Kuressaares kui ka mujal Eestis.